Tere! Mina olen Gerda Mihhailova ja tulen Tartu Ülikooli Pärnu kolledžist ja ma soovin rääkida teenuste disainist. Mis asi on teenuste disain? Teenuste disain on selline metoodika, mida saab kasutada siis kas olemasolevate teenuste arendamiseks või siis uute teenuste loomiseks. Hea uudis on see, et teenuste disain on universaalne metoodika, mida saab kasutada nii eraettevõtetes, avalike teenuste arendamiseks kui ka mittetulundusorganisatsioonides. Minu jutu taustaks jooksevad siin erinevad slaidid, mis räägivad tüüpilisematest meetoditest, mida teenuste disaini puhul kasutatakse. Üldjuhul on nad sellised kvalitatiivsed meetodid, mida kasutatakse siis protsesside analüüsimiseks ja kaardistamiseks. Kui nüüd rääkida teenuste arendamisest ja mis on tüüpilised probleemid organisatsioonides, on see, et ettevõtete juhtidel ja omanikel ei ole aega, et tegeleda teenuste arendamise ja organisatsioonide arendamisega. Isegi siis, kui neil on aega, siis napib inimesi, keda sinna arendusprojektidesse kaasata. Ehk siis, et need olemasolevad töötajad on juba nii ehk naa tööülesannetega koormatud. Ja isegi siis, kui on aega, kui leidub inimesi, siis napib teadmisi, et kuidas seda arendust, ehk siis teenuste arendust nüüd ikkagi õigupoolest metoodiliselt teha niimoodi, et tulemuseks oleks sellised teenused, mida kliendid soovivad ka osta. Ehk siis siit nüüd ettepanek. Miks mitte? Kasutada seda meil juba olemasolevat teenuste disaini ja juhtimise magistrikava kui platvormi, kus saaksid omavahel kokku 3 osapoolt. Ettevõtja, kes presenteerib probleemi, tudengid, kellel on aega, teadmisi, oskusi ja soovi tegeleda selle probleemiga, kasutades teenuste disaini metoodikat, ja õppejõud teadlased, kes aitavad seda koostööd koordineerida. Ja sellise koostöö tulemusena sünniksidki uued innovaatilised teenuste kontseptsioonid. Koostööformaate on kindlasti erinevaid. Kõige lihtsam ja kiirem oleks võib-olla paaripäevane täiendkoolitus, märksa sisukam oleks selline 1-2 nädalane arendusprojekt või miks mitte märksa pikem 2 kuust kuni 1,5 aastani praktika aine raames saaksid tudengid organisatsiooni probleeme lahendada või miks mitte kasutada ära magistritöö võimalust. Mida võiks oodata üks organisatsioon, mis hakkab teenuste disaini metoodikat kasutama? Kindlasti võiks ta oodata klientide arvu kasvu, kindlasti võiks ta oodata klientide lojaalsuse kasvu, tõenäoliselt võiks ta oodata ka käibe kasvu ja üsna suure tõenäosusega oma personali juhtkonna rahulolu kasvu. Ehk siis ettepanek teenindusorganisatsioonidele. Leidke meid üles, rääkige meile oma muredest ja teeme koos maailma paremaks uute teenustega. Aitäh!